olles valmis. Vivatbet. Ott Tänak, Sardiinia ralli esimene päev läbi, 3. kohal. Ilmselt see amordi probleem jättis kõva välja ikkagi pärastlõunasele ringile. Peale lõuna iseenesest hakkas okeilt, positiivselt, et tee oli kindlasti palju puhtam, pidamist rohkem ja ilmselgelt auto töötas paremini, et keskmisel lapsel katsel siis sain aru, et on keeruline, et oli suht palju võitlemist seal ja ei tulnud väga lihtsalt, et katse lõpp läks juba päris hulluks ja ega ma lõpuni kohe aru ei saanud, sest väljast ei paistnud midagi, et kuskilt midagi lekiks, aga suht kohe viimasele katsele sisse seal juba esimene koht oli aru saada, et amort on tühi ja see töötab ainult vedru peal. Kas 4. katsel, kui pärastlõuna edukalt algas, kui palju seal tingimused sulle sobisid ja kui palju õnnestus ka puhtalt autot ennast enda jaoks paremini toimima saada? Peale lõuna tundus tegelikult okei, et kui pidamist on rohkem, siis balansi probleem on vähem märgatav, aga eks näis, mis homme hommikul saab, kui jälle pidamist vähem. Arvestades olukorda, et amort tühi ei töötanud, siis ka kaotus viimasel katsel oli ju nagu seeditav või kuidas ise sellele vaatad? 10 sekundit ära kinkida on ikka suht valus, et seda. Eks me peame jälle hakkama tagasi sõitma, aga ilmselgelt Ogier ka niisama aga ei loksu seal, et tema vastu ütleme, et igat sekundit on ikkagi suht raske võtta, et selleks peab ikka vaeva nägema. Keskmine katse oli sõidjatele paras peavalu, et tõmbas kogu päeva peale 6 ralli 1 meest välja, et kas see üllatas ka, et see katse nüüd nii palju draamat pakkus? Ega sellist asja kunagi ette ei näe ja ma arvan, keegi teadlikult draamat tegema ei lähe, et eks ta mingil määral oli üllatav küll, aga suht siuke omamoodi kiiruskatse ka, et väga palju sirgeid ja siis mingid ülipikad, mingi 200 meetrit pööravad kurvid, et siuke imelik tee, aga ülikitsas ja ilmselgelt ei andestanud absoluutselt. No, homsed kiiruskatsed on seal tuttavamaid kohti, et mis sa homsest päevast ootad ja arvad? Loodetavasti homme hommikul oleme paremas vormis kui täna hommikul ja eks siis edasi näis sealt. Kas see vorm seisneb ainult sinus või see on nagu autos küsimus, või kuidas sa ennast autos tunned? Eks see lõpuks on meie kombo, et eks me peame lõpuks kokku töötama, et ei saa auto ilma juhita, ei saa juht ilma autot. Kas võib ütelda, et see, kuidas see kooslus ikkagi nagu läks päeva peale ja tead kogu aeg aina paremaks? Ma ei tea, nii ma ei ütleks, eks see on suht standardlugu tegelikult, et kui on vähe pidamist, siis mulle isiklikult lihtsalt ei sobi see viis, kuidas auto sõidab, et see alajuhitav autoga mul on lihtsalt ülikeeruline ja eks ma olen nii palju kaua juba sõitnud, et ei suuda uusi trikke enam õppida.